saatele vaatajad! Alustame oma tõsielulist uudistemagasiini, mis kajastab peamiselt meie kodusääre, Hiiumaa, kodulinna Kärdla ja meie kodukooli Kärdla Ühisgümnaasiumi muresid ja rõõmusid. Meil on vahendatud teile kahjuks nii vägivaldsed kaadrid kui ka talvistunnist koolielu. Alustame aga tõeliselt karmi koolielu probleemiga – nälg ja vägivald. See oli muidugi äärmiselt traagiline lugu. Ja sel päeval ei saanud lapsed üldse süüa. Kujutad sellist olukorda ette? Olen stuudiosse palunud loo Tereneti. Näelge, kas olukord on tõesti nii hull, kui teleekran näha sai? Jah, võib öelda küll. Ja leevendust ei põhjusta kusagilt. Jah, seda küll. Aitäh, pistolereporter Anett. Jah, võib öelda küll. Kahjuks on meie saate teinegi lugu väga traagiline. Milliseid kannatusi peab üle elama üks tavaline õpilane, kes tahab õppida? Kuid jällegi on jäik koolisüsteem röövimas ka kõige õpihimulisematelt õppuritelt viimsegi jõuraasu. Mis seisem tõid?
Tere! Tere! Kas täna tundi ei olegi või? Ei, täna ei olegi, täna on spordipäev. Pärast infot, et selline lugu ilmub 8 ATV-s, otsustas Kärdla linnavalitsus loobuda Kärdla kooli uue maja kasutamisest ning kool kolib sisse tagasi oma ajaloolisesse, ilusasse, kollasesse, sooja ja väikesesse vanasse majja. praegu vanas majas asuv muusikakool kolib ümber praegusesse Nukuteatri majja. Nukuteatri linnavalitsuse majja ja linnavalitsus leidis ruumi Selveri äriboksides. Kuna äriks ei ole läinud seal ei kohvikul, lillepoel, apteegil ega telefonifirmal. Kooli uue maja osast otsustati teha kodutute loomade varjupaik. Klassiruumide vähenemise probleemile leiti samuti rohtu. Kärdla kool eemaldab õppetoast kõik ülekaalulised, ebakorrektsete poliitiliste vaadetega, pudulike õppetulemustega, halvasti lõhnavad, hüperaktiivsed, kurvad, iseseisva mõtlemisega ning halbu sõpru omavad õpilased. Koolist eemaldatud õpilaste vanemad peavad oma probleemsetele lastele ise uue kooli otsima. Kinnitamata andmetel on palade kool asunud oma hoonet täiendama. Lähme edasi. Koolilaps elutseb haridusasutuste ligiduses. Kasvab kuni 180 sentimeetri pikkuseks. Mõned isendid isegi rohkem. Suvel ja kooli vaheaegadel võib koolilast pidada tavaliseks inimeseks, kuid teadlased on märganud, et talveperioodil langevad koolilapsed iseäraliku talveunne. Väliselt paistab isend olevat täielikult ärkvel, kuid mitmed uurijad kahtlustavad, et asi pole tegelikult nii. Eriti tähelepanuväärne on liigi käitumine talvisel viiruste perioodil. On täheldatud, et sel ajal langeb huvi nii laulmise, spordi kui ka üleüldise koolis käimise vastu. Koolis siiski kohal käivad isendid kasvatavad kaela ümber paksud sallid ning nina külge taskurätikud. Toitutakse põhiliselt köhakommidest ja kõikvõimalikest soojadest jookidest. Reaktsiooni kiirus võib ulatuda isegi 10 minutini ja tähelepanuvõime langeb ka märgatavalt. Paljudel isenditel tekivad äärmiselt lähedased suhted kodanik Une Matiga. On isegi kuuldud väiteid, nagu oleks härra Une paljude tütarlaste eluarmastus. Talveperioodil koolilastega suhtlemisel on soovitatav kaasas kanda suurel hulgal taskurätipakke, mida jagada igas olukorras. Arvestada tuleb sellega, et tõbisel koolilapsel võtab jutust arusaamine 2 korda rohkem aega ja tema reageerimisvõimed on nullilähedased. Üldiselt on inimesed õppinud koolilastega koos eksisteerima, kuigi esineb ka pisikesi arusaamatusi. 8 ATV-le Adele Vaks Koidmalt. Ja nii ongi jäänud meie tänase saate viimane lugu. Ja see puudutab külmaprobleemi. Hush, little baby, don't you cry. Daddy's gonna sing you a lullaby. Everything's gonna be alright. Lord's gonna answer.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. It's the sky that we look upon. I'm a party and 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 I'm a party and party and party and party and party. All the things I know -25. Ma pean seda ilu veel vaatama. -24,9. Oh jumal. Mis ma nüüd teen? Kui raske Eestis olla. Kui raske Eestis olla. Мы живем в холодном крае. Нас никто не зовут. Мы по-татски собираем, что нам иногда дают. Мы в Россоюзе лица, очень важны господа. Нам есть даже чем гордиться, у нас есть своя фата. Kui raske Eestis olla. Kui raske Eestis olla. Nagu näete, pidi vaene Raul kooli tulema. Meil puuduvad andmed, kas ta ka jõudis kooli, kuid selline on koolilapse elu. Meil on stuudios temperatuuri ekspert Gunnar Külmkuum. Kas 24,9 kraadiga kooli tulemine võib olla lapsele ohtlik? Vabandust, ma mingi kirme silma sattama, aga võin vaidata äkki. Ei, Tuli vist ära. ma nagu hommikust peale võitlen siin. Võt praegu. Ei no, et ma ütlen, et muidugi loomulikult on see ohtlik. Lapsele on üldse väga paljud asjad ohtlikud, näiteks pimedus, ma ütlen. Et pimedusega ei tohiks üldse lapsed kooli tulla, siis augud muidugi teepinnases. Loomulikult siis libedus. Naabrikoerad on kindlasti ohtlikud, eks ole. Ja siis autod. Lapsed peaksid käima oma teed ja autod oma teed. Üks sõidab, teine kõnnib. Ja nii peabki olema, ma ütlen. Väga õige. Siis on väga ohtlik üldse lapse äratamine, eks ole. Mäletate seda tunnet, kui ema ütles Gunnar, kell on 7:30, marss kooli. Nutt tahtis peale tulla, mõtlen. Hullu maja, mida need lapsed peavad taluma. Muidugi on lapsele ohtlik ka see, kui nendelt üldse midagi nõuda, ma ütlen. Ei tohi lastelt nõuda. See kahjustab arenevat organismi. Mulle tundub, et see Raul ei ole üldsegi nupukas noormees. Et ta üldsegi sellise ilmaga otsustas kooli tulla. No, palun. Mina arvan, et tema veel küll kooli ei jõudnud. Järjekordne koolist välja langenud. Tänavalaps, eluheidik, armsad haridustöötajad. Palun mõelge ka laste peale. Palun. Selliste kurbade nootidega peame täna lõpetama. Meie oleme Kärdla Ühisgümnaasiumi 8A ja selline oli tänane 8 ATV. Kirjutage ja joonistage meile. Ning kui teil on muresid, siis meie kuulame teid alati ära. Ja kui saame, siis aitame ka. Ja nii ongi. Kohtumiseni!